Auväärt saalis viibijad, külalised, lõpetajad. See tunnistus siin, väga ilus tunnistus, suurepärane. Aga see ei muuda palju. See ei muuda palju, sest homme minu vanemad on endiselt minu üle uhked, sama uhked, kui nad varem olid. Minu tüdruksõber armastab mind jätkuvalt sama palju. Minu kliendid maksavad mulle sama palju ja mu sõbrad ikkagi tahavad minuga koos hängida. See ei muuda midagi palju. Võrreldes sellega, kui palju aastat Tartu Ülikoolis on meid juba praeguseks muutnud. Mõned aastad tagasi kohtasin siinsamas majandusteaduskonnas ühte kursakaaslast, esmapilgukest paistis olemat lihtsalt kursakaaslane. Ent see teekond on viinud sinna, kus me oleme loonud koolitusettevõtte, mis aastate jooksul on inspireerinud tuhandeid inimesi olema parem versioon endast. Ma arvan, et seda ettevõtet ei oleks kunagi loodud, kui me ei oleks selle inimesega siinsamas kursusel kohtunud. Kusjuures ma vaatasin, meie meeskond on vahepeal paisunud, kasvanud ja vaatasin täna huvitavat statistikat, mis on meie kõigi ühisosa. Kõik meeskonnaliikmed on majandusteaduskonna vilistlased Tartu Ülikoolist. Päris lahe. Ma ei tea, kas seal on mingi seaduspära, et sarnased tahavad sarnaseid või midagi muud. Õhtuti, enne kui ma magama lähen, siis ma saan öelda hea tööd kõige kaunimale, kõige hoolivamale, kõige vahvamale tüdrukule. Selle tüdrukuga kohtusin ma esimest korda siinsamas Tartu Ülikoolis. Ta oli mu kursakaaslane. See ei muuda palju, aga need lood, mis on teie sees, need muudavad palju. Ja see kahvatub selle kõrval, mis lood on veel tulemas. See kahvatub selle kõrval, mis lugusid te olete veel loomas. Lase hetkeks silmad kinni korra. Lükka selg sirgeks, hinga rahulikult sisse ja välja. Ja lase silme ees neid hetki, mida sa hindad. Neid hetki, mis sind väge annavad juurde, mis sind üllatasid, panid särama. Mida sa kogesid siin Tartu Ülikoolis olles? Sa võid kujutleda oma lemmikõppejõudusid, kui neid on, lasta hetkeks oma silme eest läbi. Ja kui sa mõtled sellele, kui sa kujutled seda, siis tee üks trikk. Lükka üks käsi ühe kõrvanipu juurde ja samal ajal, kui sa keskendud sellele heale tundele, pitsita natukene seda ja võimenda kõiki häid tundeid, mis sinu sees on. Proovi seda. Pitsita kõrvanipu, keskendu kõigele sellele, mis on hästi jäänud. Nii. Järgmine kord, kui sa tahad sinna samasse seisundisse tagasi minna, meenuta seda, pitsita siit ja on hea jälle olla. Ja ta toimib. Majandusteaduskonna reklaamis ei ole kirjas mitte ainult kosjakontor ja äriinkubaator, vaid on midagi enamat. Ja õnneks õnnestus ka seda enamat saada. See kõik toetas kõike seda muud. Ettevõtte loomist, elamist, naudingut ja ka töötamist. Ja on mõned inimesed, kes on aidanud meil seda teha. Mõned neist on olnud võib-olla meie jaoks frustreerivad, mõned jälle inspireerivad. Mõned on ajanud meid nutsma, mõned jällegi ajanud naerma. Mõned neist on teinud asju keeruliseks, teised on teinud asju lihtsamaks. Ja seda kõike on tarvis, sest alles hiljem me ühendame need punktid ja mõistame, miks miski halb, miski keeruline, miski nutmajav, miski raske oli meie jaoks tegelikult vägev, oli meie jaoks hea. Mõtle kas või oma magistritööle, mis tunne sul praegu on, kui sa selle ära oled teinud. Versus see tunne, kui sul oli paar tundi enne esitamise tähtaega ja sa veel printisid seda. See on see hea tunne, mis läheb kaasa. Mul on au kasutada seda võimalust siin, et tunnustada demokraatliku valimise käigus otsustatud lemmikõppejõudusid. Ma palun selleks siia ühe abilise. Ja nagu lotomängus ikka, palun võtke oma piletid välja, kes kõik hääletasid, meenutage, kelle poolt te hääletasite ja vaatame, kas teie võidunumber osutus siis rahva lemmikuks. Meenutage hetkeks, kes need top 3 olid majandusteaduskonnas, kes te hääletasite. Olete valmis? Trummipõrind. Ja ma palun siia ette lektor Andres Võrk. Ärge muretsege, võiduvõimalus on veel olemas, 2 inimest on jäänud.
ma palun siia ette professor Urmas Varblane. Kas nüüd jackpoti, aga siiski võidu samuti saab ka professor Toomas Haldmaa. Nüüd peaks tulema siis mingi selline point, eks ole. Mingi sõnum, eks ole. Üks ajakirjanik tüütas Mahatma Gandhit, jooksis ta järel mikrofoniga, küsis, et Gandhi, et mis on sinu sõnum inimestele, mis on sinu sõnum maailmale? Gandhi ütles, et minu elu on minu sõnum. Mida ma praegu tahaksin teha? Ma tahaksin tõmmata kuidagi kokku kõik need teie elud, mis teil on, tükk-tüki haaval, kõik need lood, mis teil on, laotada need laiali siia ülikooli seintele ja öelda, see ongi minu sõnum. Aga ma ei tee seda, sest siin ei ole ruumi kõigile nendele elamustele, kogemustele ja tegudele, mis te hakkate kohe tegema, kui te siit lahkute. Seepärast maalime me selle taevasse, vaatame seda õhtul tähtedega ja naudime seda. Kui on üks asi, mida endalt küsida, mida endale mõttesse jätta, kogu selle elamuse, kogu selle seikluse juures, see on üks võtmeküsimus. Üks võtmeküsimus, mida endalt aeg-ajalt jälle üle küsida. Mis on see, mida ma praegu tegelikult tõeliselt armastaksin teha? Ja lähtu sellest. Kõik see muu teooriat, vahva, super, hea, mida sa tegelikult armastad teha? Võib-olla on see ühisosa kõigi teie lugudes, mida ma oleks laotanud siia, ent sellegi poolest vaatame õhtul taevas, kui tähed seal paistavad. Laevad on sadamas turvalised. Aga mitte selleks ei ole laevad joodud. Sinul on võimalik elada turvalist elu, toimetada nõnda nagu ema käseb, sõbrad arvavad, et on hea või nii, mis on tasuv. Aga mitte selleks ei ole sa loodud. Sa oled loodud selleks, et teha midagi erakordset. Meenuta neid kuud, kus sa viimati kirjutasid oma magistritööd, kus sa pidid nii paljudele asjadele ütlema, ei, ma praegu ei saa, sõbrad, sõna. Ma nii tahaksin, aga ma ei saa. Tahaks kooli ära lõpetada. See on erakordne hetk, mis meil praegu on. See on tehtud. Ja kõik need asjad, millele sa pidid ütlema ei, nendele sa saad nüüd lõpuks öelda jaa. Ja täna õhtul, kui sa lähed koju, võta sahtlist välja need unistused, mis sa oled vahepeal pannud kõrvale, mis sa oled öelnud, ma lõpetan oma magistriprogrammi ära ja siis ma hakkan elama. Hakka elama juba täna. Aitäh!